Käesolevas videos vaatame, kuidas me saame Gaussi seadust rakendada selleks, et leida elektrivoo tiheduse, seega siis ka elektrivälja tugevus koaksiaalses ülekandeliinis, mis on enamasti tuntud koaksiaalkaabli all, ja põhimõtteliselt sama kehtib ka siis koaksiaalse kondensaatori puhul. Kuna koaksiaalkaabel on üks praktikas väga laialt kasutatav ülekandeliini tüüp, mida me elektromagnetväljatehnika aine raames üsna põhjalikult käsitleme, siis on ka antud ülesandel täiesti praktiline tähendus. Aga alustame siis jällegi natuke kaugemalt ehk matemaatiliselt. Ehk siis, mida tähendab üldse termin koaksiaalne. Kui meil on kaks silindrit, igal silindril on teatavasti sümmeetria telg. Kui me paigutame nüüd ühe silindri teise silindri sisse, selliselt, et üks on küll teisest suurema raadiusega, aga nende teljed langevad kokku, ehk nad on samatäljelised, inglise keeles coaxial, siis ongi meil tegemist siis koaksiaalse süsteemiga. Tavaliselt ehitatakse siis lainejuht, mida tavaliselt tuntakse koaksiaalkaablitena. Ja osad kondensaatorid on samamoodi ehitatud siis selliselt, et on kaks juhtivat pinda on paigutatud koaksiaalselt üksteise sisse. Et igati selline praktiline struktuur. Nii. Ja joonistame ka selle meie struktuuri nüüd välja. Ehk olgu meil siis tegemist ühe silindriga. Ja see võiks paikneda jällegi matemaatilises mõttes siis selliselt, et tema telg paikneb see teljel ja selle välimise silindri sisse on paigutatud siis teine silinder, nii nagu ma juba mainisin, et nad mõlemad on siis samatäljelised ehk siis koaksiaalsed. Ja siit võime joonistada siis selle Z-telje ja soovi korral ka siis ülejäänud kaks ruumitelge X ja Y. Ja olgu siis selle sisemise silindri raadiuseks väike A ja välimise silindri raadiust tähistame siis väikese B-ga. Ja mõlemad on tehtud siis juhtivast pinnast. Matemaatika mõistes on siis lihtsam, kui me eeldame, et jällegi need mõlemad silindrid on lõputult pikad, hakkavad miinus lõpmatusest, kulgevad välja pluss lõpmatusse ja me oleme siin lihtsalt väikse lõike teinud, et oleks näha, mis seal sees on, eks ole, et üks silinder on teise sees. Ja täiendavalt siis olgu selle sisemise silindri välimisel pinnal, ehk mis jääb siis nii-öelda selle välimise silindri poole, siis ühtlane laengupindtihedus, tähistame seda siis rho S-iga, alaindeks S vihjab siis pindtihedusele surface. Mingisugune X kulonit, eks ole, ruutmeetri kohta. Ja samamoodi siis sellel välimisel silindril on jaotunud sama suur, aga vastandmärgiline laeng. Kuna välimise silindri raadius on suurem, see on ka tema pindala suurem, ehk siis see laengu pindtihedus välimisel silindril ei ole sama, aga summaarne laeng mõlemal silindril on võrdsed, ehk siis kokku annab kogu laenguks 0. Nii, ja nüüd meid huvitab, et milline võiks olla siis elektrivoo tihedus ja seega elektrivälja tugevus siin silindrite vahel, väiksema silindri sees ja väljaspool suuremat silindrit. Nii, alustuseks jällegi, et me ei peaks hakkama analüüsima komponente, mis puuduvad või mõjusid, mis puuduvad, siis oleks mõistlik vaadata, et jälle millised komponendid sellel väljal võiks olla ja millistest ruumi koordinaatidest võiksid nad sõltuda. Ja kuna meil on tegemist ilmselgelt silindritega ja silindrilise sümmeetriaga, siis ka antud ülesande lahendamisel on mõistlik kasutada siis silindrilist koordinaatsüsteemi, kuigi ma joonistasin välja siin antud juhul, eks ole, ristkoordinaadid. Nii, nüüd esiteks, kuna kogu see süsteem on, eks ole, lõputu, siis tähendab ja ühtlaselt jaotunud laenguga, siis tähendab, et ükstaspuha millise punkti pikki seda süsteemi me võtaksime, siis alati jääb temast ülespoole, sama suur laeng jääb temast allapoole ja nad mõlemad on täpselt identselt jaotunud. Seega siis kõik mõjud, mis on elektriväljal või kõikidel laengutel, mis paiknevad meie huvipunktist kõrgemal, on siis kompenseeritud nende mõjudega, mis paiknevad sellest huvipunktist madalamal. Seega me saame jällegi sarnaselt lõputule joonlaengule jõuda üsna ruttu järeldusele, et sellel väljal ei tohiks olla siis Z-komponenti. Nüüd, kuna see süsteem on lõputult suur, siis vahet ei ole, kui kõrgele või madalale me liigume, kogu see pilt kõrguse suhtes jääb absoluutselt samaks. Ehk jällegi meist ülespoole lõputult suur laeng, allapoole lõputult suur laeng, kui me muudame Z-koordinaati, siis mitte midagi ei muutu. Järelikult ei saa ka mitte midagi selles elektrivälja tugevuses ega voo tiheduses muutuda
sõltuvalt Z-komponendist. Ehk meil puudub Z-komponent ja mis iganes komponent meil on, see ei sõltu Z-koordinaadi väärtusest. Nüüd järgmisena, kuna see tegemist on silindri sümmeetriaga, siis vahet ei ole jälle, millise nurga alt me seda ülesannet vaatame, ülesanne jääb muutumatuks. Seega järelikult see väljakomponent, mis olemas on, ei saa ka sõltuda siis asimuudist ehk siis nurgast phi. Aga jällegi me teame, et elektrivälja tugevus ja seega elektrivoo tihedus sõltub siis üldjuhul kaugusest siis selle punkti vahel, kus me vastavat suurust mõõdame ja nende laengute vahel, mis seda välja tekitavad. Seega meil on hea alus eeldada, et ilmselt mingisugune sõltuvus siis koordinaadi rho väärtusest võiks meil olla. Ehk siis see meie elektriväli on jällegi mingi funktsioon suurusest rho. Ja järgmisena peaks meil nüüd analüüsida, et me vaatasime, et Z-komponenti ei ole, aga veel on lahti siis rho ja phi komponendid. Ja selleks, et seda phi komponenti natuke analüüsida, ma vaataksin nüüd kogu seda koksiaalset süsteemi nii-öelda siit Z-telje poolt ehk joonistaks selle ristlõike. Ja joonistame selle ristlõike näiteks siia. Olgu see meil siis sisemine silinder raadiusega A, eks ole. Ja see on siis see ümbritsev silinder raadiusega B. Siin keskel on meil siis Z-telg. Ja võtta meelde, eks ole, et siin keskel on siis ühtlane laengu pindtihedus, ehk siis laeng igas punktis on sama suur, aga nad on laetunud, eks ole, või jaotunud siit ristlõikelt vaadates siis ringjoone peale. Ja oletame, et meid huvitab elektrivälja tugevus siin punktis. Nüüd näiteks see diferentsiaalne laengukene, mis meil paikneb siin punktis, tekitab siis sõltuvalt suurusest elektrivälja, mis on, eks ole, kas siis suunatud Z-teljest otse eemale või siis, eks ole, Z-telje suunas. Eeldame, et need laengud on sama märgilised, sellisel juhul on siis elektrivälja tugevus või siis see mõju laengule väljapoole või teisisõnu võime öelda, et kui see sisemine laengu pindtihedus on positiivne, siis samamoodi elektrivälja jõujooned on suunatud väljapoole. Aga kui me nüüd võtame näiteks selle punktikese siin, siis tema poolt tekitatud elektriväljal on, eks ole, selline suund ja me näeme, et sellel on põhimõtteliselt kaks komponenti. Tal on A-rho sihiline komponent, mis on suunatud radiaalselt eemale ja samas me näeme, et tal on ka mingi komponent, mis on risti selle esimese komponendiga ehk on suunatud A-phi suunas. Siit võiks meil jääda mulje, et äkki on meil olemas ka nüüd mingisugune radiaalne väljakomponent. Aga lähtuvalt sümmeetriast me näeme, et siin on teine punktikene, millel on täpselt sama suur laeng, mis on siit punktist täpselt sama kaugel ja mis tekitab meile sellise suunaga elektrivälja tugevuse. Ja siin me näeme üsna kergesti, et nüüd need A-rho sihilised komponendid liituvad omavahel. Kui me need kaks vektorit, eks omavahel kokku liidame, ja me saame summaarse elektrivälja selles suunas, aga A-phi suunalised komponendid on, eks ole, võrdsed, aga vastupidised. Ja mis tahes punktile, mida me siin kuskil ringjoone peal valime, leidub alati sümmeetriliselt vastupidine punkt teisel pool, mis tähendab, et siis see phi komponent taandub välja ja ainus, mis meie väljal olla saab, on siis rho sihiline komponent. Me võime siit jällegi siis kas selle vektori ära kustutada ja alla kirjutada alaindeksi rho või võime siis siia juurde kirjutada selle välja suunda näitava ühikvektori. Ehk siis väga sarnaselt meie lõputule joonlaengule me näeme jällegi, et sellise süsteemi puhul on meie väljalt üks komponent, mis on suunatud radiaalselt Z-teljest eemale. Ja me näeme, et selle välja tugevus saab ka sõltuda siis ainult sellest rhost, no võib-olla ei sõltu sellest ka, aga kui siis ainult sellest rhost. Nii, ja kui me selle analüüsi oleme ära teinud, siis me saame edasi liikuda oma tööga. Ja kui me tahame Gaussi seadust rakendada, siis on meil vaja valida jällegi Gaussi pind, mille me hakkame siis seda elektrivoo tihedust integreerima. Ja praegusel juhul silindrilised koordinaadid, silindrilised objektid, silindriline sümmeetria oleks jällegi ilmselt ülimalt mõistlik valida selleks Gaussi pinnaks siis üks silinder. Nüüd tuleb veidi seda kõrgemat joonistamiskunsti näidata, aga Gaussi pind, eks ole, võib olla reaalne pind, aga arvutuste jaoks piisab täiesti, kui ta on ettekujutatav pind. Kujutame, et on siis üks selline ettekujutatav silinder ja millel on siis raadius rho, mis esialgu eeldame, et on suurem kui sisemise silindri raadius
ja on väiksem kui välise silindri raadius. Eks ole, me võime seal vahemikus muuta, aga ärme hetkel veel sellest piiridest välja lähe. Lõpus ikkagi läheme ja vaatame, mis siis saab. Nii, nüüd kogu siis laeng Q, mis jääb meie kaussipinna sisse, on siis määratud siis kogu vooga, mis läheb läbi siis selle silindri alumisest tahust, silindri ülemisest tahust ja silindri küljest. Kuna me jällegi jõudsime järeldusele, et sellel elektriväljal puudub Z-komponent, siis alumisest tahust ega ülemisest tahust ilmselgelt ei lähe mitte midagi läbi. Nüüd teiseks me nägime, et kui üldse meie elektrivälja tugevus sõltub mingisugust koordinaadist, ta sõltub ainult kaugusest rho. Kui meil on tegemist silindriga, siis silinder on defineeritud kõikide punktidena, mille kaugus rho on fikseeritud. Ehk siis järelikult elektrivoo tihedus silindri sellel igal pinnatükil on igal pool konstantne. Seni kaua, kuni silindri, eks ole, raadius on fikseeritud. Ja seega siis see kogu laeng, mis see sisse jääb, peab olema võrdne jällegi silindri pindala, mis on siis 2pi rho korda L, vabandust, silindri külgpindala. Ja läbi korrutatud siis selle elektrivoo tiheduse rho komponendiga, mis on siis igal pool ühtlane. Ja jällegi tema suunavektor on A rho, silindri pinnanormaali suunavektor on ka sama, ehk siis igas punktis on silindri pind ja siis elektrivoo tihedus omavahel risti, seega me pääseme skalaarkorrutisest, võime seal asendada lihtsalt tavalise korrutisega. Ehk siis, kes tahab natukene põhjalikumalt selle kohta analüüsi näha, võib vaadata videot, kus me siis Gaussi seadust rakendades leidsime lõputu joonlaengu elektrivoo tihedused. Matemaatika on praktiliselt identne seal. Nii, nüüd täiendavalt me teame, et selle Gaussi pinna sisse jääb see meie pisemsilinder raadiusega A. Ja selle pisema silindri peal on meil siis ühtlane elektrilaengu tihedus rho L ja üks väike asi, mis jäi enne mainimata, et see koaksiaalne süsteem ise on, eks ole, lõputult pikk, aga see meie Gaussi pind on täiesti, eks ole, lõplik, ehk tal on siis, eks ole, lisaks raadiusele rho on tal ka mingi fikseeritud kõrgus L. Ehk lihtsalt vaatamalt ühte tükki kogu selles süsteemis, kuigi süsteem ise läheb, eks ole, lõpmatusse mõlemas suunas. Nii, ja järelikult me saame leida selle laengu, mis on meil selle pisema silindri peal ja Gaussi pinna sees. Ja see on jällegi lihtsalt leitav valemiga 2πa, mis on siis sisemise silindri, eks ole, ümbermõõt, korrutatud Gaussi pinna kõrgus L, ehk siis see osa sisemisest silindrist, mis jääb meie Gaussi pinna sisse. Ja see tuleb omakorda läbi korrutada siis laengu pindtihedusega, ehk see on pindala, see on laengu pindtihedus, kui me need kaks tükki kokku korrutame, saamegi laengu. Ja jällegi need kaks avaldist on omavahel võrdsed, järelikult siis elektrivoo tihedus, täpsemini selle rho komponent, on siis L-it taandub välja, 2pi taandub ka välja, ehk siis rho korda elektrivoo pindtihedus on võrdne A korda laengu pindtihedus ja järelikult peame lihtsalt selle läbi jagama rhoga ja siis saamegi niisuguse ilusa lihtsa valemi A korda laengu pindtihedus jagatud läbi rhoga. Ja siis erijuhul, kui need kaks on omavahel võrdsed, ehk siis meie Gaussi pind on täpselt võrdne selle sisemise silindriga, siis need taanduvad välja ja me saame selle niisuguse ilusa, lihtsa, üsna ootuspärase tulemuse ehk elektrivoo tihedus ja siis laengu pindtihedus on omavahel võrdsed. Nüüd, kui me tahame või ei pea seda tegema, see on igati kena lahendus. Meil on tulemas, eks ole, avaldis. Võime muuta rhood siis vahemikus A-st B-ni ja saame siis elektrivoo tiheduse suvalises punktis siin kahe silindri vahel. Aga võime selle sisemise silindri pindtiheduse asemel põhimõtteliselt kasutada sellist ekvivalentset laengu joontihedust. Ehk lihtsalt korrutame selle pindtiheduse siis läbi meie silindri ümbermõõduga ja siis me saame rho L-i, mis on 2πa korda rho S. Eks ole, see on pikkus, see on laeng pindala kohta. Need kaks tükki läbi korrutame, saame laengu pikkusühika kohta. Ja kui me nüüd selle rho S-ist avaldame rho L-i, ehk siis põhimõtteliselt jagame selle vasaku poole 2πa-ga läbi, siis me saame üllatus, üllatus. Nii,
rho S-i asemel on meil rho L. A jagatud A-ga taandud välja, 1 jagatud 2 pi-ga, 2 pi rho. Ja peaks olema tuttav, on siis lõputult pika ühtlase joonlaengu elektrivälja avaldis. Ehk siis vahet ei ole, kas meil on siin silinder, millel on mingi laengu pindtihedus, või on meil selle sisemine silinder raadiusega põhimõtteliselt 0 ja meil jääb sellest järele joonlaeng, siis seni, kuni need kaks suurust on omavahel niimoodi kenasti seotud, on selle elektrivälja tugevus ja elektrivoo tihedus mõlemad identsed. Me isegi ei ole võimelised lihtsalt välise vaatluse teel kuidagi kindlaks tegema, et milline on siis see laengute paigutus seal sees. Nii, see on siis üks selline oluline punkt. Aga nüüd laseme uudishimul endast jagu saada ja vaatame, mis siis juhtub, kui me teeme selle raadiuse rho näiteks suuremaks, kui on välimise silindri raadius B. Sellisel juhul on meie Gaussi pinna sisse jääb kogu laeng 0. Sest täpselt sama suur laeng, kui meil sisemise silindri peal, on meil salvestunud ka välimise silindri peale. Nad on lihtsalt võrdsed ja laengud on märgid vastupidised. Ehk siis meil jääb ära niisugune võrrand, et vasakul pool on siis kogu laeng, mis jääb Gaussi pinna sisse. See on võrdne 0-ga. Ja paremal pool on meil siis ikka sama valem, 2 pi rho, mis on siis, eks ole, selle Gaussi pinna ümbermõõt korrutatud L, mis on Gaussi pinna kõrgus, see kokku annab meile Gaussi pinna pindala ja see on läbi korrutatud siis elektrivoo tiheduse rho komponendiga siis selle Gaussi pinna peal. Rho on meil suurem kui B-st, see ilmselgelt ei ole 0. Silindri kõrgus L ilmselgelt ei ole ka 0. Ainus viis, kui see võrrand on rahuldatud, on see, kui elektrivoo tihedus on võrdne 0-ga. Ja seda siis loomulikult juhul, kui rho on suurem kui B. Me võime teha väga analoogilise arvutuse olukorras, kus me teeme nüüd selle Gaussi pinna raadiuse väiksemaks, kui on sisemise silindri ruumala. Sellisel juhul jäävad kõik laengud meie Gaussi pinnast väljapoole. Laengute suurus Gaussi pinna sees on jällegi 0. Kehtib täpselt sama valem. Rho on küll väiksem kui A, aga ta ei ole 0. Silindri kõrgus Gaussi pinna puhul on ka 0-st erinev. Ainus viis, kuidas see võrrand on lahendatud, on siis see, kui elektrivoo tihedus on võrdne 0-ga. Ehk me näeme sellist huvitavat ja ka kasulikku asja, et siis elektrivoo tihedus ja järelikult ka elektrivälja tugevus nii sisemise silindri sees kui välimisest silindrist väljapool on mõlemad võrdsed 0-ga. Ehk me võime siis öelda, et need juhtivad silindrid varjestavad elektrivälja, ehk neid ei ole siis väljaspool välimissilindrit ega ka seespool sisemissilindrit. Praktikas see teine asjaolu meil nii palju huvi ei paku, et tihtipeale see sisemine silinder on tegelikult üldse täidetud juhist koosneb või on ta lihtsalt väga väikese raadiusega ja niikuinii mingeid kõrvalisi objekte sinna sisse ei satu, aga see teine asjaolu, et väljapool välimist juhti on elektriväli 0, on siis praktikas väga kasulik, mis siis tähendab seda, et koaksiaalsest kaablist näiteks kulgev elektriväli üldiselt ei satu sellest kaablist väljapoole ja ka vastupidi, et kui sellest kaablist väljapool on mingisugune elektriväli, siis sarnaselt ei satu ta sinna kaabli sisse. Ehk siis väline kiht just nagu varjestaks kaabli sees toimuvat välise elektrivälja eest. Ja hoolimata sellest, et see matemaatiline analüüs oli meil siis lõputult pika koaksiaalse struktuuri kohta, siis loomulikult kehtib ta ka praktikas piisavalt täpselt. Seni kaua, kuni siis selle kaabli pikkus on palju suurem sellest kaabli läbimõõdust, mis jällegi praktikas enamasti ka nii on. Ja edaspidises käigus siis hakkavad meile huvi pakkuma ka näiteks koaksiaalkaabli lõigu mahtuvus ja sellisel juhul on meil vaja teada seda elektrivälja tugevust seal. Ehk siis see töö, mis me praegu ära tegime, kulub ka tulevikus igati marjaks ära.